mina olen Sandra, olen ka täitsa Lõuna-Eestist pärit, Rõuge tüdruk, sõidan kohe siit koju edasi pärast seda, kui ma teiega siin lõpetan. Ja minu väga suureks kireks on liikumine ja veel suurem kirg on seda teistele edasi anda. Et ma küll igapäevaselt treenerina enam ei tööta, väga pikalt ma seda tegin, aga ikkagi kuskile kutsutakse trenni andma või sellest teemast rääkima, siis ma hea meelega seda teen. Nii et mul on super hea meel siin olla. Ma mõtlesin teile välja treeningu. Ja siis ma tulin, vaatasin kohale, mõtlesin, et okei, mõned on teksades, mõnedel on tossud, teistel ei ole, siis mõtlesin, paanika oli kohe, mõtlesin, nii, ma pean kõik ümber tegema, ümber mõtlema. Ja siis ma mõtlesin, et aga okei, kõike ei pea. Nii et ma ikkagi teen teile täna sellise trenni, põhimõtteliselt, mida ma alguses silmas pidasin. Sellised näod, okei, ma ei tea, mis ma siin teen. Pole lugu. Ja me teeme täna siis mobility ehk liikuvustreeningu. Kas keegi on käinud kunagi mobility või liikuvustreeningus? Üks käsi, nii, väga hea. Ja see oli ka poolik, nii et ma täpselt ei tea, mis see tähendab. Asko ka umbes niimoodi. Põhimõtteliselt liikuvustreening on, võin öelda, üks minu lemmiktrenne, sest et see tõesti aitab mul teha paremini kõiki neid ägedaid spordialasid, mida ma oma elus teha tahan. Ja te kõik olete kindlasti kuulnud venitamisest, liikuvusest, painduvusest, eks ole. Nii et kõige lihtsam võib-olla liikuvust defineerida on siis nagu see painduvus, liikuvusulatus, mida sa suudad siis lihaste tööga kontrollida. Et tegelikult sellest painduvusest meil igapäeva elus, kui sa just ei ole iluvõimleja, eks ole, pole suurt palju kasu, kui sa ei suuda seda kontrollida. Näiteks sul võib olla suurepärane painduvus õlgades näiteks ja ülakehas, aga kui sul on vaja näiteks autos oled taga, on vaja kotti võtta, aga sul ei ole jõudu, et seda painduvust kuidagi rakendada, eks sul ei ole tugevaid lihaseid ja lisaks seda liikuvusalatust, et seda kotti sealt tagant kätte, siis tegelikult pole ka sellest liikuvusest midagi või sellest painduvusest midagi kasu. Nii et mis me täna tegema hakkame? On erinevad liikuvusharjutused läbi liikumiste alguses, natukene istume siis pärast mati peale maha ka, mis siis aitavad sul suurendada sinu suuremate lihasgruppide nii liikuvust, siis nagu ka painduvust, kui ka stabiilsust. Ehk siis vaatame, kuidas meil sellega täna läheb, sest et keha on põhimõtteliselt nagu kett, et meil on suuremad lihasgrupid, eks ole, meil on suuremad liigesgrupid ja üldjuhul on niimoodi, et selle asja nimi on, mis ma ütlen, sellel kontseptsioonil on tegelikult oma nimi, selle kohta öeldakse joint by joint approach. Ehk siis meil on liigesgrupid, mis peavad olema liikuvad ja on liigesgrupid, mis peavad olema stabiilsed. Näiteks hüppeliiges peaks olema mis? Päris hästi läbi või? Liikuv. Järgmine liigesgrupp on siin üleval põlveliiges. Mis see peaks olema? Kas liikuv või pigem stabiilne? See on triki küsimus. Ta peaks olema pigem stabiilne, sest et kui sul põlveliiges hakkab liikuma ühele teisele poole, ta on ikkagi suunatud, ta on pigem nagu kui sa teed selliseid harjutusi, eks ole. Jooksed, et pigem peaks olema põlveliiges stabiilne. Puusaliigesed peaksid olema pigem liikuvad, eks ole, mitte stabiilsed. Alaselg peaks pigem olema stabiilne. Üleselg rotatsioonide jaoks peaks pigem olema liikuv. Ehk siis mis juhtub, kui näiteks puusaliigesed on kinni, ei ole piisavalt liikuvad, juhtub see, et järgmine liigesgrupp võtab selle liikuvuse ja siis selle funktsiooni justkui nagu üle. Ehk siis kui puusad on kinni, siis väga tihti võib juhtuda see, et näiteks tekivad põlvevalud, eks ole, või alaseljavalud. Nii et tegelikult selles liikuvuses on väga palju jõudu. Nii et anname siis täna ka oma kehale seda, mis tal vaja on. Et me teen päris palju teile puusaliigese liikuvust. Vaatame, kus me jõuame asjadega. Tavaliselt mul on see, et mul on suur kava valmis tehtud ja siis lõpp on see, et pooli asju ei jõua üldse teha, sest et nagu läheb nii lõbusalt miikite kindlate asjadega. Ja suur aplaus Siimule. Kus Siim läks? Läks ära või? Siim tegi jumala ägeda trenni ja mina tahan öelda, et mitte ainult lastel ei pea äge olema lõbus trennis, täiskasvanutel peaks ka lõbus olema trennis. Nii et vaatame täna, kuidas me saame siis natuke mängida ka. Oota valmis? Super, väga hea. Nii, ma korraks vaatan, kas meil on sellised inimesed pundis, kes väga ei taha liigutada, võib-olla tahavad nagu poolikult kaasa, ei, tahavad äkki poolikult kaasa teha, et täiega kaasa ei taha teha, no ma ei tea, pole riideid õiget asja kaasas. Ei ole hullu midagi. Ehk siis põhimõtteliselt ma teeks niimoodi,
tulge siiapoole need, kes väga ei taha teha ja siiapoole need, pluss Asko, kes väga tahavad teha. Kes tahavad rohkem teha ja sisemisse ringi need, kes väga ei taha teha, kes tahavad natuke rahulikumalt võtta. Ja. Ma nägin enne, kui sa seal mänge tegid, nagu see ikka tippsportlast ei saa välja võtta. Niimoodi oli. Nii, 3, 2, et ainult jõuaks esimesena selle ära võtta. No. Vot. Aga teeme siis niimoodi. Esimene harjutus, hakkame ringis kõndima. Teie hakkate sealt poolt niimoodi ringis hakkate kõndima ja teie kõnnite siit vastu neile. Ja teeme ringi, vot nii. See on üldjuhul kõige raskem harjutus, et kuidas saada ringis kõndima. Nii, tulge suuremalt, tule siiamaani, tule siiani välja. Tule siia välja, voh. Teeme ikka suure ringi. Nii, et ikka, te võite teha natuke suurema. Väga hea. Me võime natuke panna äkki mingit muusikaasja ka taha taustale, ma ei tea, äkki õnnestub. Nii, väga hea. Kuidas teil muidu läheb? Nii, super. Ilusasti kõnnite. Esimene harjutus on kõige olulisem harjutus üldse. Pane oma vasak käsi tõsta üles. Nii, ja kui ma loen sulle 3, 2, 1 ja sa annad endale high five'i. 3, 2, 1 ja high five. Super, väga hea. Välimine ring võtab hästi kerge. Jätkate. Välimine ring, hästi kerge sörkjooks. Nii, sisemine ring, väga hea. Panete käed, panete käima, kui saate. Raido, palun ära, sina pane. Võid jätkad lihtsalt jooksed edasi. Väga hea, jookse. Super. Nii, sisemine ring lihtsalt jalutab. Ja kõikide trennidega tegelikult on niimoodi. Kui sa hakkad tegema, sa pead arvestama. On need, kes tahavad, jaksavad rohkem. On need, kes väga ei taha. Sa ikka tahad joosta, jah? Sa võid alati minna välimisse ringi. Ja ringe võib vahetada niimoodi, et väljast võib minna, või seest võib minna välja, aga väljast sisse ei tohi minna. Väga hea. Pane nüüd oma vasak käsi paremale õlale ja alustad suured käteringid. Suured käteringid, väga hea. Ja mõtle nüüd, päriselt mõtle kaasa, lihtsalt ei vehi, aga mõtled, kuidas ma saan selle suure ringi teha. Maksimaalselt suure ringi. Natuke võid vaadata selja taha ka. Kõnnid. Tagant ette. Tubli. Käering teistpidi. Ja, välimise ringil on juba juhe koos. Mis pidi see käsi? Ühtepidi, teistpidi. Väga hea, jätkad. Kiiret pole mitte kuhugi. Proovi saada suur ring. 3, 2, 1 käevahetus. Tagant ette ja tõesti mõtle kaasa. Mõtle, et sa tahad saada selle käe suure ringiga. Ilus. Siin mõned teevad meil raskustega trenne ja väga hea. Nii, sul on 3, 2 ja ringid teistpidi. Kus on, hakkame soojaks ka saama juba? Ja. Me ei tee täna väga pikalt, ärge muretsege. Väga hea. Sul on 3, 2, 1. Vaata nüüd. Pikk samm. Lihtsalt mõlemad teevad ühtemoodi, uskumatu. Ühtemoodi, pikk samm. Väga hea. Pikk samm ette. Ja nüüd hakkad panema kätt juurde. Venita. Ühele teisele vahet ei ole, kuhu sa selle käe lükkad. Lihtsalt proovi saada maksimaalselt hästi pikad liinid kätte. Jõp. Et natuke mõtled nagu, just ärkasin voodist. Niimoodi nüüd sirutan, jah. Ma üks päev ringutasin, tõmbasin kaela ära, mõtlesin, vanus tuleb. Kuule, mis see on? Ei, lükka. Proovi saada nii kaugele see käsi. Tunned,
selg, tagumine liin, kõik teeb hästi mõnusasti venitub. Väga hea, sul on viimased 5, 4, 3, 2, 1. Välimine ring jätkab sörkjooksuga. Sisemine ring jalutab. Ahah, väga hea. Mulle meeldib, et sisemises ringis on 3 tippsportlast siin niimoodi. Väga hea, ilus. No nii, hästi. Välimine ring jätkab, sisemine ring ka, aga lihtsalt vaadake. Paned käed siia, 2 sammu ja puutud põrandat. 2 sammu küljele ja puutud põrandat. Väga hea. Etteb niimoodi külg ees, kergelt ees, külg ees ja tuled alt läbi. Ja tõesti, kui sa nüüd alla vajud, siis proovi sirge seljaga, et sa vajud puusast ja põlvest, mitte seljast. Ahah. Ja ilus. Mõtled, Pärnu rand, võtad niimoodi, viskad niimoodi, vett viskad üles. Väga hea, tule. Ja tõesti, selg on sirge, eks ole, rind on uhke ja proovid põlvest ja puusast alla minna. Teed, pole midagi öelda. Ise teete endale seda. Sul on 3, 2, 1, väga hea, kerge sörkjooks. Sest et kogu selle trenni eesmärk on ikkagi saada keha temperatuuri tõsta. Selleks, et me saaksime hakata neid harjutusi tegema, on vaja keha temperatuur üles saada. Super hästi läheb meil praegu. Väga hea. 3, 2, 1, jaluta. Vaata mind. Keerata nägudega ringi poole. Astud ja madalalt läbi. Astud ja madalalt läbi. Väga hea. Teie tulete siia poole. Astud ja hästi madalalt läbi. Kujutad ette, saad nagu Rasmus Mägi. Valmistab ennast ette, seekord ei kuku. Ja nüüd lähed, astud üle tõkke ja siis lähed tõkke alt läbi. Või lähed raksu. Lähed, on vaja raksu minna. Ahah, väga hea, astud. 3, 2, 1. Suund jääb samaks, lihtsalt näo keerad välja poole ja nüüd astud teise poolega. Jah. Uskumatu, nii lihtne oligi. Suund jääb samaks, lihtsalt näo keerad välja poole. Eks ole. Ehk siis, kui enne alustasid parema jalaga astumist, siis nüüd astud vasaku jalaga. Ja kuulge, ma tõesti väga tahaks, et te saaksite just puusast hästi madalale. Puusaliigesed töösse. Väga hea. Ahah. Ja kõik need astumised, eks ole, ühe jala peal hoidmised, suurepärane viis, aitab su kehal tasakaalu säilitada, eks ole, astu. Varsti on soojendus läbi ausalt. Sul on 5, 4, 3, 2, 1, super ja tulge kõik siia poole, palun. Kuidas meil läheb? Okei. Veits on palav, ideaalne, see ongi trenni eesmärk. Nii, palun tekitame 4 kolonni. 1, 2, näoga minu poole, 3 ja 4. Ahah, jeebus, nii motiveeritud näod on peas, et või. Nii, väga hea. Siin on meil 4, siin on 4, siin on liiga palju inimesi. Väga hea, super, ilus. Kas te olete valmis? Natuke veel teeme. Umbes pool tundi veel. Järgmine harjutus, suurepärane jälle puusaliigestele, aga samas toharalihastele ka. Käed tulevad külje peale ja alustad siit. Astud ja puutud, taha, puutud ja võite tulla. Ahah, kuni siia keskjooneni. Ja nüüd mõtled selle peale, see ei ole see. Keha on hästi sirge, käed on tugevad. Tunnetad, kerelihased teevad tööd. Teevad. Ja astu laiem hargseis. Laiem. Hop. Proovi saada sellest jalast kinni. Eeskujulik. Tubli. Oled jõudnud siia, lähed sörkjooksuga tagasi. Te tahate ka üle teha, jah? Via tagasi.
tagasi, väga hea. Imeilus. Kuule, me võiks vabalt kõik tantsupeole teiega minna, poleks mingit küsimust. Nii, väga hea, sama asi, aga eest. Sama asi, aga eest. Puutud, höp, jälle super hea harjutus. Harjutamaks puusa välisrotatsiooni. Oled valmis? Tule, let's go. Pum, pum, pum. Aga püüa mitte siin seda lambadat ja džambadat teha, on ju. Tugev, et forsseeri natuke seda põlve üles poole. Pum, pum. Ilus. Ja võite siit üle keskjoone tagasi minna. Ahah. Nii, nüüd te juba teate, mis te tegema peate. Teeme ühe korra veel. Täpselt samamoodi algusest. Tagant, aga seekord võta laiem samm. Hop. Ja võite tulla. Jaksab. Võta päris korralik harkseis. Korralik samm. Voo. Tuleb. Võta siuke samm, et kui sa sammu teed, siis mõtlen, no ma ei tea, kus ma siit välja saan. No. Pole kindel, kas ma siit välja saan kuidagi, aga saan. Super, oled jõudnud minuni. Sörgid tagasi. Ilus. Ja nüüd on kõik koos, nii ilusasti sünkroonis siin. Väga hea, tubli Margus, jalka. Ja oskad. Sama asi eest. Ja kuule, nüüd peaks küll tundma, et veits on lihtsam teha. On või? Jaa. Palun, teeme viimane kord. Mega tublid olete. Väga hea, jälle suru seda põlve allapoole. See aitab seda puusa välisrotatsiooni arendada, kui niimoodi võib öelda. Nii, vana maja alu on juba. Nõndaks. Järgmine harjutus. Me alustame väljaastetega. Ei ole tavalised väljaasted, eks ole. Astud paremast jalast välja, keerad, rotatsioon. Ma keeran sinu poole seljaga siia. Keere rotatsioon jala poole, tuled tagasi ja astud teise poolega. Astud ja keerad. Oled valmis? Tule, hop, astu, keera. Väga hea. Ja proovi vaadata ka siit selja taha, sest meie keha tahab liikuda, eks ole. Et meil on vaja väljaasteid, meil on vaja kükke, meil on vaja rotatsioone teha. Väga hea. Parem jalg välja ja paremale poole keerad. Ja kinnise jala poole. Kaia astu välja ja nüüd sinna poole. See vale teine poole. Sinna. Voo. Väga hea. Tead, kui läheb natuke sassi, täitsa savi peas, et teete. Mõlemad pidi on hea. Te ikka tahate rohkem teha, jah? Mulle see sobib. Väga hea. Oled jõudnud siia minuni. Lähed sörkjooksuga tagasi. Sörkjooksuga tagasi. Nii, jõuad tagasi, varbad kannad. Paned käed siia endale külje peal, kõrvale, niimoodi külgede peale ja proovid hüpata, varbad kannad kokku. Need, kes esimesena jõudsid, need saavad kauem teha. Ja, see on päris harjutus. Ausalt, see on päris harjutus. Jälle suurepärane harjutus. Puusa rotatsiooniks, eks ole. Rotatsioon sisse, välja. Ja kui sa paned käed siia kõrvale tugevaks, teed kerelihased tugevaks, tunnetate, mis kõhulihased teevad. Proovige. Kõhulihased teevad. Väga hea. Tule. Ja nüüd liigume niimoodi. Siit. Tule. Ja tuharad tugevaks. Tuharad on tugevad. Tunnete, mis tuharad teevad. Tööd. Kujutad ette, 500 euri on kahe kannika vahel ja hästi kõva tuul on. Hästi kõva tuul. Hop. Varbad kannad. Kellel on kannad varbad siin? Varbad kannad kokku. Väga hea. Läheb. Te kohe olete lõpetanud. Tagasi. Ausalt. Nõndaks. Kohe tuleb joogipaus. Samamoodi astud ja venitad hästi pikale ja proovi nüüd saada veel kaugemale, et mõtle selle peale, mis on kõige ebaloogilisemad harjutused, mida teha.
kuhu lükata käsi, taha, siia külje peale, et proovi tõesti maksimaalsed venitused saada kätte. Ja mõtle nüüd selle peale. Esimene põlv 90-kraadise nurga all. 90 kraadi. Kui vähegi võimalik, pane teine ka, täpselt samamoodi. 90-kraadise nurga alla. Saad rohkem lihtsalt reesmisel osale trenni ja põlv ei vaju sisse. Põlve suunad väljapoole. Suuna põlve väljapoole. Tunnete, mis tuharlihas teeb? Tuharlihas teeb sest et ta saab tööd rohkem. Väga hea. Astu. Lükka. Sul on 5. No peaaegu. Kui sa oled siit üle joone läinud, siis võid mitte võtta väikse lonksu juua. Ja kui lonks on võetud, siis tuled tagasi oma ritta, kolonni. Nii. Jah, tõesti, võtke lonks juua. Karel, ma vahetan seda natuke. Ma tunnen, ma olen nagu Robocop, mul on 2 mikrit. Nii, kes on kohal, tulge võtke endale siit treeningvahend. 1 salfakas. Ei tohi nuusata. Ei tohi veel nuusata. Igi võid pühkida, jah. Võta 2 siis igaks juhuks. Aha. Nii, nüüd tuleb see osa, kus teeme natuke lõbusamat trenni. Mis asja? See on ka harjutus, võid võtta eeskujulik. Ma oleks peanud vaatama, kuidas te kõik võtate, kas niimoodi või trenni, need, kes tavaliselt käivad jõutrenni tegemisel, võtavad nii. Nii, on teil olemas? Nötsutas ära. Nötsuta, ja kui vaja, siis tee nii. See sobib ka väga hästi. Nõndaks, järgmine plokk on põhimõtteliselt nötsutada tohib. Tötsutada tohib ka, jah. Järgmine plokk on põhimõtteliselt stabiilsusplokk. Ehk siis me hakkame hüppama. See on sinu treeningvahend ja te hakkate liikuma suunaga sinna. Alustad niimoodi, et parema jala tõstad üles, viskad oma nötsutatud selle kaugele ja pead hüppama selleni. Nüüd, kui sa võtad ta üles, siis mõtled sellele mitte läbi niimoodi siit, vaid proovi minna põlvest alla, pigem sirge seljaga ja lükkad ennast üles. Sa nüüd oled paremal jalal, viskad, hüppad, stabiliseerid, kükk alla ja võtad üles. Mida aeglasemalt teed, seda parem on. Okei? Hakkame pihta. Palju õnne, Asko! Okei, sa pead jõudma. See on väga ambitsioonikas, aga tee ta pigem natuke rohkem lahti. Viska ja hüppa. Ja sa pead jõudma talle nii lähedale, et sa saad ta kätte. Aha. Ja mõtle selle peale, kui sa maandud, stabiliseeri paigale. Maandud, stabiliseeri. Aha. Võtad ta, hopp. Võtad sirge seljaga ja läbi puusa. Või mitte vabandust, läbi puusa, läbi põlve. Et mitte seda, et lased ennast siit alla, vaid proovid praegu minna läbi põlve. Aha, tubli. Kuule, päris hästi läheb meil. Olge nüüd natuke ambitsioonikamad, visake veits kaugemale ka. Väga hea. Ilus. Kuni sinise jooneni. Ja siis lähed. Ja, need lähevad kogu aeg kaugemale. No, hüppa üle. Nii, väga hea. Kui oled jõudnud lõppu, siis tuled tagasi. Jep, siis tuled tagasi. Ja take your time. Kiiret ei ole. Kiiret ei ole. See oli nali. Tulge nüüd tempokamalt tagasi. Nii, sõbrad. Paneme natuke vurtsu juurde. Natuke vurtsu juurde. Nüüd, selle sinise jooneni ainult paremal jalal. Ainult paremal jalal. Viskad, hüppad, stabiliseerid, ei vaheta jalga. Viska, okei, see on natuke ambitsioonikas. Aga kui ma saan ta siit kätte, no why not? Ühel jalal, okei? Hakka tulema. Siiamaani ühel jalal ja siis vahetad. Väga hea. Ja proovi nüüd mõelda, kui sa hüppad
et sa ei lase põlvel vajuda sisse, vaid pigem suunad, hoiad põlve otse või natuke väljapoole, okei? Eriti küki ajal. Väga hea. Siit vahetad jalga, siit vahetad jalga. Ahah. Tubli. Väga hea. Poole peal vahetad jalga, poole peal vahetad jalga. Tubli ja võta hoogu, tõesti. Ahah. Ja keskjooneni tuled välja. Mega tublid olete. Tule. Kuule, pinguta. Väga hästi. Tuleb. Ahah. Ilus. Super, väga hea. Jep, kui oled jõudnud keskjoonest natuke üle, siis tuled tagasi. Mul on sulle 2 harjutust on veel. 2 seda nutsuka harjutust on veel. Tule. No nii, sõbrad, vaata siia. Järgmine, seekord ei ole lihtne ainult ühes otsesuunas, on ju. Elu on keeruline. Eriti kui on kevad ja vihma hakkab sadama, on vaja üle lompide hüpata. Hakkame liikuma su küljesuunale. Hüppad, võtad, teisele poole, hüppad, võtad. Paneme veits tempsi juurde, tule. Jep, ilus. Ahah, sina jätkad, vaatad korraks mind. Igaüks teeb umbes 3-4 hüpet ja siis viskad vähem ja hüppad nüüd edasi. Hüppad edasi mööda, et sa peaksid võtma tagant. Okei, viskad, hüppad ette. Pead võtma tagant poolt nüüd. Hüppa üle, hästi. Tunned, keha teeb hoopis teistmoodi tööd. Hüppa üle. Ilus. Sul on üks viimane pärast seda, siis me läheme mati peale. Uskumatu, siis on puhkus. Võib-olla. Ahah. Väga hea, hüppa mööda. Väga hea, hüppa mööda, võta selja tagant. Kena. Super, selle stabiilsuse blokis on üks harjutus veel. Tule tagasi. Me liigume nüüd selge ees. Viskad, hüppad. Hopp. Võtad eest või tagant, vahet ei ole. Viskad, hüppad. Ahah. Et elu ei ole alati otsesuunaline liikumine, on ju. Vahest peab selge ees ka minema. No palju õnne. Vahetad jalgu. Hüppad, lükkad ühe pealt, maandud teise pealt. Väga hea. Et siin on samamoodi, sa paned oma aju hoopis teisiti tööle. Aju on praegu niimoodi, mis juhtus? Mis nüüd hakkas? On hoopis teistmoodi tegema. Väga hea, maandu ja stabiliseeri ka, hüppa, see ei ole võistlus. Me ei jaga ju auhindu siin. Siin ei jaga või? Teil oli üllatus, jah? Dammit! Mis ma siin üldse teen? Auhindu ei jagata, ainus auhind on tugevam keha. See on päris hea auhind. Ahah, väga hea. Tule. Te korralik hüppe taha ja jälle stabiliseerid. Tublid olete, väga hea. Lõpuni välja. Ahah, kui oled jõudnud üles keskjoone, võta väike lonks ja Asko, aitad mul need matid tuua. Anti ka. Suurepärane. Tule, tõstame need matid siia platsi peale. Kõiki on vaja, jah. Ja paneme need niimoodi, paneme need ringi siia niimoodi. Jah. Nii. Ma loodan, et kõigile jagub. Vaatame. Aitäh. No nii. Vaatame nüüd, palju meid mahub siia selle mati peale. 2 tükki mahub kindlasti. Kui kellelgi on kas siis oma rätik või pusa, siis võite tegelikult need ka võtta. Tegelikult saame kenasti hakkama. Mul on siin üks üle ka veel.
sükest ka, mida saaksid need inimesed, kes seal üleval seisavad, kes täna kaasa ei tea. Et nagu neid ka kaasata, mitte nagu tänases võtmes, aga et neile jääks nagu seda, et nad ei saanud nagu midagi. Lihtsalt. Võib korra mõelda. Nii, kas teie tahaks ka meiega liituda? Ei taha üldse või? Sina tahad? Väga hea, me enam ei hüppa. Ja kes vähegi tahab, tulge kaasa, te saate toimetada küll. Mul on siin üks rätik ka veel, mida saaks kasutada. Nii, 2 inimest mati peale mahuvad. Sul on oma see jakk, väga hea, sa saad ennast ka siia täitsa kõrvale lükata. Aha. Nii, mul meelest ära ei läheks. Nii, okei, me alustame mati pealt. Kas on muidu, kõigil on kohad olemas? Siin on üks koht veel. Kes tahab, saab tulla? Olete kindlad või? Ei taha tulla? 100%. Te võite lihtsalt lähemale tundla. Tulge, tunnetage, siin on töölõhn on, jah? Nii. Väga hea. Me alustame 4 käpukil. Jälgid nüüd seda. Ranne, küünarliiges ja õll, kõik on ühel joonel. Tuled tegema kaasa, on ju, väga hea. Suru ennast põrandast lahti. Tee kerelihased hästi tugevaks. Kõht, küljed, selg, kõik on tugev. Lükka ennast põrandast lahti, jälgi, et põlv ja puus oleksid ühel joonel, varbad sunud tugevalt maha ja nüüd lükkad põlved matist lahti ja hoiad. Nii, põlved tood kõhu alla, põlved täpselt kõhu alla ja hästi, natukene on põlved põrandast lahti. Väga hea, hoiad 5, 4, 3, 2, 1, super, paned põlved põrandasse ja lükkad ennast lapse asendisse. Tubli, väga hea. Tuled ühe korra uuesti, täpselt samamoodi tagasi. Varbad tugevalt matti või põrandasse ja surud ennast põrandast lahti. Väga hea. Ja lükka ennast maast lahti. Ehk siis sellised kerelihaste tugevuse harjutused väga hästi töötavad. Paneb sul põhimõtteliselt kogu keha paneb tööle. Hoia ennast nüüd. Hoia. Sul on 5, 4, 3, 2, 1. Super, nüüd on keha aktiivne. Lõdvestad, kergelt lõdvestad. Me lähme järgmise harjutuse juurde. Ma teen seda harjutust üldjuhul soojenduse ajal. Selle harjutuse nimi on lehm, seda on igat cat-cow, lehm, kass või mis iganes. Kass-kaamel, mis selle kohta öeldakse. Et paneme oma lülisamba korralikult liikuma. Vaatad üles, kui lased keha nõkusaks. Ja kui lükkad selle suure küüru selga, siis vaata naba. Väga hea. Ja proovi iga liikumisega natuke siis liikumusulatust suurendada. Ja jälle suru ennast kogu aeg maast lahti, eks ole. Kogu aeg hoiad ennast aktiivsena. Mäletate, rääkisin teile, selja ülemine osa, eks ole, lülisammas tegelikult peaks olema liikuv. Väga hea. Sul on 5, 4, 3, 2, 1. Ilus, väga hea, tuled natuke ettepoole, parem käsi üles, me lähme nüüd õlaliigese liikuvuse juurde, parema käe tõstad üles ja tood selle parema käe vasaku käelt läbi nii kaugele kui saad, tubli, ja nüüd tood selle siit üles ja viid selle siia üles nii kõrgele kui saad, väga hea, jätka sama. Hea uudis on see, et meil on ainult 7 minutit on jäänud, väga hea. Mitte seda harjutust, kogu pulli, väga hea. Ja proovi nüüd iga korraga natuke kaugemale saada, see on suurepärane ülakeha liikuvusharjutus jälle, kontrollitud liikumised. Vajud alt läbi ja surud üles, iga korraga natuke kõrgemale ja vaata käele kaasa. Sul on 3, 2, 1 ja teine pool, vajud siit alt läbi, tubli. Ja surud käe otse üles. Proovi puusad hoida täiesti stabiilsed, ühel kohal, eks ole. Hop. Ja liigutad käe üles. Jälle ülakeha peaks olema päris liikuv. Kuidas on? Väga hea on, jah. Ja vaata käele kaasa. Iga korraga proovi natukene kaugemale saada see käsi kehast. Väga hea, sul on viimased 5, 4, 3, 2, 1, ilus. Võta väike paus, mina näitan sulle järgmist harjutust. Järgmine harjutus jälle, toengus, surud ennast lahti,
tood parema vasaku jala taha ja parema käe ette. Tõstad üles, tood kõhu all kokku ja surud siit kaugele. Sinu peamine eesmärk on hoida puusad stabiilselt ühe koha peal. See paneb sul kerekompleksi väga kenasti tööle. Oled valmis? 3, 2, 1 ja läksime. Hoia nii stabiilselt ennast, kui sa vähegi saad. Super. Ehk siis liikuvuse kontrollimiseks on sul tarvis lihasjõudu. Kere peab olema väga hästi tugev. See kere keskosa tuharad on selline keskne komplekt, mida peaks alati treenima. Väga hea. Kui tahad panna natuke väljakutset endale, tõsta põlv üles, vaata, mis juhtub. Tõsta põlv üles ja proovi siis. Lihtsalt proovi. Lihtsalt proovi, vaata, mis keha teeb. Kui keha teeb nii, oh, hell no. Siis proovi üks kord veel. Sul on 3, 2, 1 ja vahetame. Täpselt sama pull teisele poole. Lükkad käe sirgeks ja tood tagasi. Nüüd sul on liikumine on juba selge. Liikumine on selge. Nüüd keskendu sellele, et puusad vaatavad põrandasse. Puusad praegu tööd kaasa ei tee. Sul on need puusaluud. Need on nagu autotuled. Need peavad vaatama kogu aeg põrandasse. Väga hea. Tublid olete. Sul on viimased 10 sekundit on veel jäänud. Köki-möki. Sul on 5, 4, 3, 2, 1. Lõdvesta. Kas veits on jõudu veel või? Jaa, Aderil on jõudu. Tubli. Ma tulen tagasi puusaliikuvuse juurde. Ma teen ühe kompleksi teile puusaliikuvusele. Tõstad parema jala ette ja vahetad. Tõstad vasaku jala tagant ette ja vahetad. Tubli. Käed paned kas siia, kuhu iganes tahad. Mida kaugemal need käed sul kehast on, seda rohkem sul tasakaalu on. Nüüd hakkad mõtlema sellele. Tõstad tuharalihastega. Tuharalihastega tõstad. Tõstad, ei viska. Tõstad. Paneme grammikese juurde või? Paneme. Keegi vastanud, aga okei. Liigud puusast ette ja tuled taha. Tõstad jala. Liigud põlvest ja puusast ette. Tubli ja tõstad rahulikult tagasi. Kui pole neid harjutusi väga teinud, siis homme võivad tuharad anda märku. Nii, põlv suunad otse. Ei lase põlvel sisse vajuda. Sul tahab põlv natuke sisse vajuda. Otse. Väga hea. Viimased 2 korda teed ja siis tuled siia parema jala juurde. Aha, tõstad parema jala ette. Astud ja tuled tagasi. Täpid. Ja täpid. Astud ja täpid. Ja nüüd mõtled sellele, mõni samm väljaaste on natuke lühem, teine on pikem. See, et keegi kunagi ütles, et kui kükki või väljaastet teed, siis ei tohi põlv üle varba liikuda, ärge uskuge, see oli vale tõlgendus. Vaata, kui sa teed väiksema väljaaste, hüppeliigest saab kohe tööd, on ju, kerge venitus siin taga. Tubli, väga hea. Üks ette, puusad jäävad otse, 45 kraadi. Ja nüüd tuled otse. Aha, aga puusad jäävad vaatama otse. Puusad vaatavad otse. Aha, sest muidu sa teed sama liigutust, aga lihtsalt teises suunas. Aha, paneme veits juurde. 45 kraadi. Seekord proovi 90, vaata, mis saab. Aderi püksid, kui need vastu peavad, siis nad on tšempionid. No. Ja teeme igaks juhuks, et nad ära pikemalt sammu palun võta. Nii, surud. Väga hea, jälle tunnetad puusaliigesed, mõnus venitus ja mitte passiivne, aktiivne venitus, läbi lihastöö tegelikult. Tubli, sul on viimane kord, 3, 2, 1, jumal tänatud, meil on 2 jalga on, väga hea. Liigume ette vasakust, jälle põlv liigub otse, põlv liigub otse. Ahah. Väga hea, jätka sama. Jälle, mõni samm välja on natuke pikem, mõni on natuke lühem. Proovi panna see kand kindlasti maha ja püüa hoida põlved liikuvast otse. Väga tihti, mida ma oma treenerikarjääri jooksul nägin, oli see, et inimestel põlved tahavad vajuda sisse. Jooksjatel väga tihti seda juhtub, kui tuharalihast on nõrgad. Tuharakompleks toetab põlve siis nagu liikumist, et kui inimene väsib ära, siis juhtub see, et põlv hakkab sisse vajuma, eks ole. Väga suur vigastuse oht. Ahah, tublid olete, 45 kraadi.
ei ole palju jäänud, ei ole palju jäänud. Tšempionid olete. Väga hea. Viimased korrad. Kuidas neil läheb muidu? Kas nad on tublid? Te olete ka, et te jäite. Väga hea. Järgmine kord 45 ja siis paned 90 otsa. Puusad vaatavad otse, on ju. Astu. Suru võid käega juurde suruda. Aha. Puusad ütlevad sulle aitüma. Nii hea. Et jah, puusa liikuvus on mega oluline. Väga tihti tekivad alaseljavalud, põlveprobleemid. Sellest, kui puusaliigesed ei ole piisavalt liikuvad. Ei ole palju jäänud. Väga hea. Viimased korrad. Sul on 3, 2, 1. Super. Istume. No nii. Paneme puusale natuke õntsu juurde. Käed tulevad ette ja alustad siit. Tõstad jala. Tõke istesse. Kergelt vajud ette. Tuled tagasi. Proovi. Lihtsalt proovi. Tõsta. Ei viska. Kasutad oma puusa ja tuharalihaste ja reielihaste tööd. Väga hea. Te teete seda nii vabalt, et see näeb nagu nii lihtne välja. Väga õige. Kui vähegi saad, proovi hoida ülakeha stabiilne, eks ole, et sa väga ennast küljele ei lükka. Kui üldse ei saa, ole ei häte, lihtsalt proovi tõsta. Vajud ette, jälle kasutad selliseid lihaseid, mida võib-olla igapäevaselt ei kasuta, aga mida oleks vaja. Tubli, väga hea. Sa saad ajada teksade kaela. No ei veni. Ja. Vajud ette, tubli. Sul on viimased 5 sekundit on jäänud. Väga hästi. Kui pole neid harjutusi teinud, puusad annavad homme tunda. Väga hea. Tubli. Viimase harjutusena siit. Tõstad parema jala taha. Tubli. Tõstad põlve. Jep, põlve. Et sellest puusaliigese liikuvusest pole sul midagi kasu, kui sa seda kontrollida ei suuda. Samamoodi, eks ole. Aga tõsta põlv 90 kraadi. 90 kraadi. Tee põlve taha poole veel. Ja nüüd siit tõsta. Tunned, mis teeb toar. Tööd. Natukene. Pane veits untsu juurde. Vaata, põlv maha. Tõstad tagant jalga. Tõstad. See ei ole võimatu. Siit. Tõstad. Sul ka teksad ei veni, jah? Väga hea. Teine pool. Super. Tõstad siit. Põlve. Tunned jälle. Ära praegu kehaga väga kaasa aita. Püüa hoida ülakeha otse, eks ole. Tõesti. Tunnetad toarad teevad tööd. Ai, karamba. See on hea. Kui nad karjuvad, siis see on õnnes. Uskuge mind. Väga hea. Tõsta. Sul on 3, 2, 1 ja siit jalaga. Vaata, 90 kraadi ja siit. Tõstad. Hop. Issand, mul on valus puus. Tõstad. Nii palju, kui tuleb. Minul ka ei tule, sest mul on natuke vasak puus on valus. Väga hea. Tõsta. Ilus. Väga hea. Sul on 5, 4, 3, 2, 1 ja tood jalad siia endale kokku. Lõdvestad. See on hea harjutus, jah. Kohe olemegi lõpetanud. Kuulge, väga tublid olite, tõesti. Paned korraks siia käed endale taha, tood põlved üles ja lihtsalt liigutad ühelt poolt teisele. Ja siin ka alustad ühe jalaga. Tood vasakut ja parem tuleb lihtsalt kaasa. Vaata, mis hetkel hakkab teine jalg lihtsalt kaasa tulema. Tõmbad ja rahulikult üle. Väga hea. Mõlemat jalga ei tõsta, tõstad korraga seda ühte jalga ja teine lihtsalt tuleb ühel hetkel kaasa. Kui tuleb väga kiiresti kaasa, siis võib-olla oleks vaja veits veel liikuvusega tööd teha. Väga hea. Paned ükskõik millal, kui mis poole ennast maha. Paned ennast siia maha, küünaliigesed korraks. Väga hea. Ja lihtsalt hetkeks hoiad. Selle venitamise värgiga on meil nüüd niimoodi, et ega see vigastuste vastu ei aita, see venitamine. See on selline mõnus tegevus, cool down, mis võib aidata, ei aitada ka homse lihasvalu vastu, otseselt see venitamine. Kui tegid täna liiga palju, siis on homme lihast valused niikuinii, siin pole midagi teha. Aga see vaheta teisele poole.
aga see venitamine on selline mõnus keha maha rahustamine. Mina üldiselt teen ise selliseid dünaamilisi venitusi, liikuvaid venitusi, staatilisi vähem. Et aga kui sulle meeldib, go for it. Väga hea. Super, tuled tõmbad ennast tagasi. Nii, Asko lemmikharjutus, raputad jalad. See on see uus või? Väga hea. Ja viimase harjutuse lihtsalt lõdestad, paned käed maha, tood siit küünarliigese üle, op ja puust maha. Kui saad, lükka see käsi üle ja tuled tagasi ja vahetad üks pool, teine pool, naudi. Väga hea, lükkad käsi. Lihtsamad asja. Ei, kahjuks mitte, lihtsamad said juba tehtud. Jõuad. See on üks suurepärane liikuvusharjutus. See paneb kogu keha põhimõtteliselt tööle. Aga hea, sul on viimased 5, sul on 4, 3, 2, 1 ja lõdvestad. Väga hea, tõusad, tõmba ennast püsti. Nii, lubasin 5 minutit, läksin üle, kohe lõpetan ausalt. Hingad sügavalt sisse. Hingad välja, lükkad ennast pikaks. Kõnnid jalad kokku. Ja lased kogu auru välja häälega. Ei kuulnud, teeme ühe korra veel, hingad sügavalt sisse. Lükkad ennast üles, hingad välja. Hingad sisse, tood jalad kokku. Ja kogu aur välja häälega. Ossa! Mida hullu! Nii, leiad oma vasaku käe, fleksid. Parem käsi, fleksid ja teed endale suure aplausi. Ilus. No nii, nüüd väike lõdvestus ja siis kohtume seal saalis tagasi. Aitäh teile!